Tere tulemast kõikidele kuulama andmeteaduse magistrikava tutvustust. Siis eesmärk on julgustada teid õppekaval õppima tulema. Minu nimi on Jaak Vilo ja ma olen selle õppekava programmi juht, ehk siis tegelen õppekava küsimuste koordineerimisega üsna laias vaates, siis kõik ained, õppejõud, mis iganes. See infotund salvestatakse ja seda saab siis pärast ka järgi vaadata, rahulikult üle vaadata, kui midagi jäi ebaselgeks, või kutsuda sõpru seda vaatama. Ja instituudi kodulehel ja YouTube'is on ta siis kättesaadav seoses Arvutiteaduse Instituudiga. Meil on siin Zoomi ülekanne, teie küsimusi on mingil määral tulnud ette mõned, aga lisaks selle sessiooni käigus saate siia chati vestlusaknesse panna küsimusi. Õppekava ise vastuvõtu võimalused on juba avatud saisis, aga tegelik otsus tulevad peale seda, kui kõik on oma avaldused ära esitatud ja siis üle vaadatud, nii et need tulevad alles juuli keskpaigas. Selle niisuguse pooltunnikese eesmärk on siis rääkida, miks andmeteadus, mis see andmeteadus üldse on, kuidas õppekava on üles ehitatud ja mida siis peab teadma õppekavale õppima tulles ja mida ei pea teadma, kui keegi seda ka küsib. Andmeteadus on selline distsipliin, mis tegelikult töötab andmetega. Ta ei ole mitte teaduse tegemise mõttes, aga ta on valdkond, mis tegeleb andmetega. Ja andmed on meie ümber igal pool, palju eri tüüpi andmeid tekib, suured andmed, väiksed andmed erinevates skaalades, mis tähendab seda, et andmeid on vaja hallata, näiteks andmebaasides, andmeid on vaja puhastada, hallata, kokku panna, liita, andmetehnika tegeleb selliste küsimustega. Teiseks loomulikult on analüütika, analüüsida andmeid, muuhulgas statistikameetoditega. Andmeteaduses tihti otsitakse andmetest mingeid mustreid või trende, et see ei ole mitte lihtsalt statistika, vaid siis mingite struktuurse info leidmist. Ja loomulikult täna ei saa üle ka ümber andmete puhul masinõppest ja tehisaru või tehisintellekti küsimustes, nii et tehisintellekt on ka väga intiimselt seotud andmeteadusega. Andmeteadusele veel lisamõõde, et kui me tahame päriselt aru saada andmetest, siis tihti on see sihtrühm inimene ja inimeste jaoks on vaja andmeid visualiseerida, seletada, jutustada, mida need andmed tähendavad. Nii et ka visualiseerimise küsimused on tähtsad ja lõpuks andmed räägivad juttu ainult nendes valdkondades, kus siis nagu inimene saab aru, millest ta räägib. Et rakendused on siis juba valdkondade spetsiifilised. Nii et andmeteadus käsitleb tegelikult kõiki neid aspekte. Ma panen mõned slaidid siia, võib mõelda näiteks sellise pildi peale, mida see esitab. See võib esitada inimesi, sotsiaalvõrgustikus suhtlusi, see võib esindada riikide vahelisi suhtlusi, ettevõtete vahelisi suhtlusi, igasuguseid seoseid. Ja iga mummu taga ja nende seoste vahel võib mõelda, et seal on igasugust infot, mida on siis vaja analüüsida. Ja sotsiaalvõrgustikes näiteks otsida mõjutegevust või gruppe, mis iganes. Sõltuvalt valdkonnast võivad olla täiesti erinevad küsimused. Teiseks loomulikult andmed tekivad igal pool majanduses, finantssektoris ja nii edasi, et võib mõelda kõikvõimalikest aegridadest, trendidest, mida on vaja analüüsida või visualiseerida. Kolmandaks, meie ümber on tohutu palju sensoreid ja sensorite hulk on kasvav, sest sensorid, arvutid on muutunud odavamaks ja väiksemaks. Ja selline megatrend on, et maailmas globaalselt on mitte ainult miljardeid, vaid lausa triljoneid sensoreid. Loomulikult on sensorid ka autodes, seadmetes, igal pool. Nii et kui andmed tulevad kusagilt mõõteseadme videovoo pealt või mis iganes, siis nendega tuleb kuidagi ka tegeleda. Meil on Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudis ka isejuhtuva sõiduki labor ja kui vaadata, mis tüüpi tegevusi isejuhtuvate sõidukite ümber tehakse, siis see autonoomse sõiduki tarkvara tegelikult vajab väga palju andmeanalüüsi, näiteks aru saada, mis toimub õues tee peal, mis on inimeste või teiste autode kavatsused, millised on kaardid ja
ja nii edasi, et siin on väga palju andmeteaduse küsimusi ennekõike, et mitte siis automehaaniline ehitus või elektroonika, vaid just nimelt sellist andmeteaduse küsimusi. Nii et kui võtta see praegu kokku, siis andmeteadus väärindab andmeid ja teise sõnaga võib öelda, et me tahame andmetest saada mingeid otsuseid või teadmisi. Lähed sisse online kaubamajja, siis otsused, kuidas ja mida sulle näiteks reklaamida. Andmeteadus on väga interdistsiplinaarne, siis erialad, kes kasutavad või toodavad andmeid, on palju ja koostööd tuleb siis teha vastavate erialadega. Meil on erinevate taustadega tudengeid, nii et ka selles osas on interdistsiplinaarsus tagatud. Ja andmeteaduses siis kasutatakse ja arendatakse meetodeid, algoritme, süsteeme, tarkvara selleks, et eri tüüpi andmetest, kas neil on struktuur või ei ole struktuuri, vabatekst on näiteks struktureerimata andmed, et otsida nendest siis neid teadmise killukesi ja infot, mis on olulised. Ja nagu ma juba ütlesin, siis masinõppe, tehisaru, tehisintellekt, andmekaeve, suurandmed on kõik andmeteaduse alamosad. Me alustasime seda õppekava tegelikult riikliku tellimusega, osalesime riigihankes, et kes pakuks andmeteadusalast koolitust ja kogu selle taustal oli nägemus, et avalikul ja erasektoril on üha suuremas mahus ligipääsu andmetele, aga inimesi, kes nendega tööd oskaksid teha, ei ole piisavalt. Ja tööturul on suur vajadus andmeteaduse spetsialistide järgi ja niimoodi me 5-6 aastat tagasi selle õppekava kokku panime ja ta töötab väga edukalt praegu ja ka nähtavas tulevikus edaspidi. Tehisaru puhul olete näinud, milline on tohutu laviin erinevaid tehisaru tooteid, kui palju investeeritakse tehisarusse, kõikide nende küsimustega tegelikult saab andmeteaduses siis tegeleda. Ei ole ainult keelemudelid, vaid ka kõikides teistes valdkondades, kus tegelikult andmetega tegeletakse. Nüüd andmeteadlane ja andmeteaduse spetsialist peab oskama andmetega tegelikult ise midagi teha. Tal peavad olema elementaarsed oskused vajalikust matemaatikast ja statistikaoskustest. Ta peab oskama programmeerida ja andmebaasidega hakkama saada, ehk siis nagu käsitööoskused, kuidas ise teha asju. Kui sa lähed mingisse valdkonda, siis sa pead õppima ära selle valdkonna taustateadmised. Lähed finantssektorisse, siis sa pead paratamatult finantssektorist teadma, lähed energeetikasse, pead seal teadma, lähed sõidujagamisplatvormidesse, sa õpid ära selle valdkonna taustateadmised või hakkad terviseandmetega tegelema, siis õpid ühteteist meditsiini kohta ära. Ja 4. oskus, mida vahel nimetatakse sellisteks ülekantavateks pehmeteks oskusteks, on sellised rühmatööoskused, koostööoskused, tegelikult kommunikatsioonioskused, suhtlusoskused ja visualiseerimisoskused, et kõikides meis võib-olla kunstniku peidus ei ole, aga ilusa andmete visualisatsiooni me tunneme ära, kui me seda näeme. Nii et ka siin õppekaval tegelikult aidatakse järele ka selles, kuidas teha ilusaid visualisatsioone. Nii et sellised erinevad oskused, ärivaldkonna oskused, statistika, matemaatika, programmeerimise oskused on kõik need, mida me andmeteaduse õppekava tegelikult tahame edendada ja ühiselt üliõpilased ka neid oskusi tasapisi omandavad. Siin on tehisaru tehtud, täna hommikul tehtud pilt, milline võiks olla andmeteadlase töökoht. Näete, et täna tegelikult tehisaru on suutnud juba kõikide maailma piltide infobaasil hakata looma ise selliseid, kas ta on siis fotograafiline või kunstiline vaade andmeteadlase kohta, kes paratamatult töötab arvuti taga, aga peab kommunikeerima ka teiste inimestega. Eile ma olin just Teaduste Akadeemias, rääkisime veidike pikemalt tehisaru ettekandeid, et keda see huvitab, siis mis on see tänapäeva suured keelemudelid, siis seal on minu, Meelis Kulli ja Tanel Alumäe ettekanded selle lingi pealt kättesaadavad, minutiks 33 alates saate järele vaadata seda. Nagu ma mainisin, siis andmeteaduse õppekava on selline inter- või multidistsiplinaarne, et me tahame, et siia tuleks kokku erinevatelt erialadelt inimesi.
Seega me võtame õppima erinevate õppekavade lõpetajaid. Kui seda õppekava kokku pandi ja see riigihange tuli Majandusministeeriumis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, siis tegelikult oli arusaamine, et päris ilma sellise programmeerimise matemaatikaoskuseta ei saa. Et ainuke eeldus, mida me oleme siis sõnastanud, on see, et oma varasemate õpingute peal peaks olema 60 ainepunkti siis üheaastase töö mahus alusteadmisi, mis sisaldavad programmeerimist, võib-olla andmebaase, matemaatikat, statistikat. Ja nagu me teame, siis paljudel erialadel majanduses, füüsikas ja mujal õpitakse ju väga palju ka vastavaid aineid, matemaatilisi aineid, statistilisi aineid, füüsika on suuresti seotud matemaatikaga. Nii et see hulk aineid, mis lähevad sellise 60 ainepunkti taustakirjelduse sisse, võib olla päris lai. Selle te peate ise sõnastama vastuvõtudokumendis oma selles motivatsioonikirja juures, kuidas teie nägemuses see 60 ainepunkti kokku tuleb. Ja siis vastuvõtu käigus me hindame selle üle. Ma tean, et siin on küsimus, millised ained lähevad täpselt sinna alla või mitte, aga ma kutsun üles sellisele loomingulisusele, et kui te olete võtnud online'is kursuseid, olete teinud ise, siis mitte jääda kinni liiga formaalsesse ainepunkti definitsiooni ja ülikooli ainetesse. Et kui teil on taustateadmisi, siis pange see kirja ja vastuvõtukomisjon saab selle baasil hinnata. Õppekava on küllaltki suur, meie vastuvõtu arv on 60 kohta, magistratuuris on see väga suur arv ja see tähendab, et meil on tegelikult päris hästi kohtadega, et siia pääseb õppima. Ma ei taha öelda, et mitte ilma konkurentsita, aga siin on üsna suur vastuvõtu arv. Õppekava on käinud juba 5 varasemat vastuvõttu on toimunud, see aasta on 25. aasta vastuvõtt siis praegu avatud. 2020 on, te näete, siin on tumedam, esimene on see, kui palju asus õppima. Tumesinine või see vahepealne sinine on need, kes said vastuvõtu otsuse ja helehall on siis see, kui palju oli kandidaate. Et esimesel aastal huvi oli kõige suurem sellepärast, et see oli täiesti esimest korda, see sai hästi palju tähelepanu ja mitmed inimesed, kes töötasid ettevõtetes, olid ka juba ootasid sellise õppekava sündi. Nii et esimene aasta oli veidike anomaalne, aga kui te vaatate praegu trende, siis 3 aastat on olnud trend ülespoole kasvav. Punane täpp on see vastuvõtu limiit, see 60, vastuvõtu otsuse saavad veidike rohkemad. Ja kuna te panete vahel sisse taotlusi mitmele õppekavale, siis võimalik, et kõik, kes on saanud positiivse vastuvõtu otsuse, tegelikult ei tule õppima. Nii et selle eelmise aasta vastuvõtu järgi on niimoodi, et vastuvõtu otsuse said tegelikult kõik ja õppima tuli täpselt paar kohta vähem kui see meie 60 arvu limiit. Nii et 60 ja veidike peale võib tulla tegelikult õppima seda õppekava. Kes on need, kes tulevad õppima? IT-erialad ja matemaatika statistika erialad kokku on umbes pool. Ja kõik ülejäänud on majandus, füüsika, keemia, materjaliteadused, bioloogia, geograafia, mis iganes, humanitaarvaldkonnad, sotsiaalteadused. Nii et see pirukas on selline, et pooled on IT-taustaga, IT või matemaatika statistika taustaga ja pooled on teistest erialadelt. Ja see on päris hea kompositsioon. Siin on teine vaade konkreetsete õppekavade kaupa. Et andmeteadus on Tartu Ülikooli arvutiteaduse õppekava, aga meie enda bakalaureusest Tartu Ülikooli informaatikast täidab sellest õppekavast siis veidike selline veerand umbes. Et ülejäänud on tulnud Tallinna Tehnikaülikoolist, välismaiste õppekavade pealt tagasi koju, füüsika, keemia, materjaliteadus ja kõik võimalike muude õppekavade pealt ka, et võib-olla ühekaupa ei ole neid mõistlik üles lugeda. Õppekava ise õpetab, on nagu moodulitesse pandud, te ju õpite ülikoolis, teate, kuidas need moodulid ainetest koosnevad, et vasakul pool on see andmeteaduse põhiõppekava ained, alusmoodul, meetodite moodul ja suunamoodul. Lõpus on magistritöö või eksam on magistriprojekti peale, pisike detail, et kui kahekesi teha projekti, siis lõpeb see mitte magistritööga, vaid eksamiga. Ja paremal pool on siis valikained, mille raames võib käia ka välisõppes. Meil on siin õppekava peal
kusagil viiendik käib ka tegelikult välismaal ühe semestri jagu õppimas või isegi rohkem. Täiesti vaba ained ja praktika. Et selline moodulite komplekt mis on siis andmeteaduse õppekava. Iga mooduli taga on aineid. Alusmoodulis on need fikseeritud, kõikides teistes on suur hulk valikuid, mida te peate ise tegema. Alusmoodul ja üldse andmeteadus lähtub sellisest CRISP TM sellisest mudelist, mis on Cross-Industry Standard Process for Data Mining, keerulised ingliskeelsed sõnad, aga selline valdkondade või erialade ülene standardiseeritud protsess andmekaeve jaoks lühidalt, mis ütleb siis seda, et kui sa lähed mingi valdkonna andmeid uurima, siis sa pead sellest valdkonnast aru saama, sellest ärivaldkonnast või erialasest valdkond, siis selle valdkonna teadmine, business understanding on nagu tuleb sellest erialast, mille andmed need on, et mida mõõdetakse, mida andmed mõõdavad või esitavad, eks. Teiseks sa pead siis nendest andmest aru saama, et mida need andmed esitavad, et mida need andmed tähendavad, kus need algusest tulevad. Siis on vaja neid andmeid eeltöödelda, puhastada, korraldada, enne kui me saame nende peale hakata päris analüüsi läbi viima. See modeling on tegelikult see andmeanalüüsi kiht või miks mitte ka tehisaru kiht, kus sa tegelikult juba eeltöödeldud, puhastatud, hästi hallatud andmeid hakkad päriselt nagu analüüsima. Et see modelleerimine on just nagu see andmeanalüüsi pool. Ja kui tulemused on olemas, siis tuleb tulemusi hinnata ja juurutada päris ellu. See juurutamine võib tähendada siis ka automaatsüsteemide tegemist või inimesele edasi info andmist. Ja niimoodi selline tsükkel, lõputu tsükkel tegelikult kogu aeg töötab, et iteratiivselt tehakse asju paremaks. Ja sellest mudelist lähtuvalt, vasakupoolsest ringi mudelist lähtuvalt on alusmoodulis on ained, mis õpetavad just nimelt kogu seda kontseptsiooni, kuidas on andmeteaduse meetodid. Masinõpe on üks põhiline selline modelleerimise aine või valdkond. Andmetehnika räägib andmete puhastamisest ja haldusest. Andmete visualiseerimine, esitus räägib sellest, kuidas sõnumeid teha arusaadavaks teistele inimestele. Ja lõpuks on meil selline sotsiaalne või eetiline pool, et milline on seadusandlus andmete ümber, milline on privaatsuse eetikanõuded, nii et see annab nagu selle raamistiku, mida tohib, mida ei tohi andmetega tegelikult teha, et millised on inimese privaatsuse küsimused näiteks. Et sellised 5 ainet on alusmoodulis, mis igaüks on 6 ainepunkti, nii et kokku on see 30 EAP-d alusmoodul, koosneb nendest 5 6-punktisest ainest. Suunamoodulis valitakse üks spetsialiseerumise suund 3, et kas minna rohkem äriettevõtte suunda, minna rohkem humanitaar- ja sotsiaalteaduste suunda või vaadata rohkem loodustäptis ja terviseteaduste suunda. Et tuleb selline valik teha, aga nagu näete, seal on 12 ainepunkti, et tegelikult see on ainult 2 ainet, et see ei ole väga massiivne see valik lõppkokkuvõttes. Nendes 3 kastis, 3 suunas aineid on tunduvalt rohkem kui 2, nii et ka seal on võimalik siis valida näiteks, kui vaadata loodus ja tervist, on võimalik vaadata terviseandmeid või bioloogia andmeid bioinformaatikas, aga võimalik vaadata ka astronoomia siis satelliitide või lennukite pealt tehtavat kaugseiret või astronoomiat, mis siis vaatab tähtede poole. Et kaugseire vaatab alla maa poole ja astronoomia vaatab rohkem tähtede poole. Ja seal on ka üks Jaanaru aine tehislik ja loomulik mõistus, mis räägib üldse sellest, mis asi on aju ja kuidas siis eristada tehisaru ja päris aru. Digihumanitaarias on ka kas humanitaarteaduse kallakuga, sotsiaalteaduse kallakuga, majanduse kallakuga ained, keeleanalüüsid, et te näete, et ka seal on tegelikult päris palju valikuvõimalusi. Äriettevõtetes analüüsitakse ärisid ennast, analüüsimeetodeid või analüütikameetodeid ja kolmandaks suurtes äriettevõtetes toimuvad sellised äriprotsessid, näiteks kui te mõtlete kindlustuse peale, kuidas siis kahjukäsitlus toimub, see on terve protsess, kuidas kahjukäsitlusega peaks hakkama saama, et siis sellistes ettevõtetes modelleeritakse äriprotsesse ja teiselt poolt analüüsitakse, kas äriprotsessid, kuidas need töötavad minu ettevõttes, kus ma saan asju paremaks teha. Nii et see on selline spetsialiseerumine ja juba siin näete, et tegelikult 60 inimest, kes tulevad õppima umbes, siis
igale ühele tekib veidike personaalne profiil, mida ta tegelikult oskab rohkem ja mida ta oskab veidikese vähem. Valikained sisaldavad tervet suurt hulka aineid, kes ei ole tulnud siin informaatika eriala pealt, saavad õppida ka bakalaureuse aineid, saavad õppida juurde erinevaid meetodite aineid juurde, et valida endale sobiva komplekti, mis on endale just puudu praegu. Et siin on väga suur vastutus siis üliõpilasele endal mõelda, et mis aitab mind kõige rohkem. Mitte kus ma saan kõige lihtsamini läbi, vaid see, et mis aitab mind tegelikult professionaaliks kasvada. Ja kõik need ülejäänud asjad siis, kus on praktika pakkumised, me aitame kaasa igal viisil, et ettevõtted tuleksid välja, pakuksid praktikakohti, teeksime koostööd ettevõtetega. Siin on sellised karjäärimessid, toimuvad pidevalt ja praktika ei ole ainult ettevõtte juures, praktika on ka häkatonidel, stadiatonidel osalemine ja muud sellised ained, ma näitan kohe ka. Õppekavas on 15 ainepunktine lõputöö, magistritöö või projekt on 15 ainepunkti ja ülejäänud 3 ainepunkti, seal on selline ühine seminar, kus koos räägitakse, kuidas lõputöö protsess välja näeb, kuidas lõputöö teemadeni jõuda, visuaalseid abstrakte teha, ma sellest räägin ka kohe hetke pärast. Õppekava, kui ma näitan siin PowerPointis selliseid mooduleid, siis see kõik teile ette ei jää. Ametlik tõde õppekava kohta on alati ÕIS-is, õppeinfosüsteemis, mis Tartu Ülikoolis on ois2.ut.ee. Kui sealt leiate õppekava andmeteadus üles, siis te näete ka iga mooduli taga, kui palju aineid seal on. Lahti on praegu klikitud siin praktika moodul keskel ja seal on näha, millistest erinevatest ainetest need, mitu seal oli, 18 ainepunkti kokku on vaja siis saada. Et sealt ÕIS-i kaudu näete aineid ja nende õpiväljundeid eesmärke. Kui küsite ainete sisu kohta, mida üldse õpitakse, kuidas õpitakse, siis meil Arvutiteaduse Instituudis on väga palju õppematerjali avatud õppematerjali sellisel lehel nagu courses.csu.ee. Kes siin ei ole varem õppinud, saate selle lehekülje järgi vaadata. Seal on aastate, semestrite kaupa ained, seal on kõik bakalaureuse, erinevate magistriõppekavade ained, et seal on rohkem aineid, kui mis teil on andmeteaduses vaja, aga siit te näete väga palju infot selle lehe pealt courses.csu.ee. See, kas õppejõud viib läbi õppetööd Moodle'is, online'is, ainult arvutiklassis või kusagil loengusaalis, see ei puutu nagu hetkel asjasse, et väga palju on avatud materjale meil. Ja me oleme praegu kavandanud, et ka siin on lehekülje peal on üks nendest ainetest tegelikult on lihtsalt abimees, selline andmeteaduse abimees, seal on lihtsalt infot veidike koondatud, et mis võiks aidata nagu sellist andmeteaduse üliõpilast või alustavat üliõpilast ja me praegu oleme arutanud praeguste tudengitega, et tõenäoliselt me teeme juba sellel õppeaasta 2025 seal augusti lõpus, septembri alguses ühe sellise sissejuhatava nädala, kus aitame veidike järele, kuidas keskkondasid seadistada, milliseid tarkvarasid on vaja, kellele mingi progemise näiteid, järeleaitamise tunde teha, et sellise sissejuhatava materjali peale me oleme mõelnud ja koos tudengitega loodame selle esimest korda ka ellu viia. Et see on selline tagasiside, et need, kes tulevad teiste erialade pealt, et nad saaksid veidike alguses rohkem tuge. Alati saadakse tuge ka kaasüliõpilastelt, aga selline tagasiside on, et võiks olla veidike rohkem. Õppetöö toimub meil üliägedas Delta keskuses Tartu südalinnas Emajõe kaldal. Kes siin ei ole veel varem käinud, soovitan soojalt. Kogu Tartu Ülikool kadestab ülejäänud üliõpilased. Siin Delta majas on selline umbes 20% kogu Tartu Ülikooli üliõpilastest õpivad siin IT-erialasid, majanduserialasid, matemaatika, statistika erialasid siin Delta keskuses, et kokku käib siia majja selline 2500–3000 üliõpilast õppima. Ja siin on väga head tingimused siis raamatukogus, üliõpilaste alal ja nii edasi. Siin parempoolne pilt on üliõpilasalade kärjed, kus siis saab ka rühmatöö jaoks endale reserveerida neid kärgesid, et saad 2, 3, 4 või 6 inimesega koostööd teha. Meil on loomulikult olemas serverid,
mille peal saab nagu andmeid hoida või analüüsida, et niimoodi nagu te ostate pilvearvuteid kusagilt Google'ist või Amazonist, siis saab tegelikult, meil on enda arvutiserveri park, mida saab kasutada. Ma vist ei ole maininud ka kusagil ka seda, et üliõpilastel, kellel on vaja, saavad ka kasutada endale sülearvutid, laptopid, et see on meil ka bakalaureuse tudengitele, kõikidele tudengitele võimalus saada endale töövahend, läpakas kasutada. See jääb ülikooli omaks, aga tehakse kokkulepe, et see on sinu käes kuni õpingute lõppemiseni. Õppejõud on noored ja ägedad. Siin on professor Meelis Kuljus, tehisintellekti professoriks saanud, Raivo Kolde, kaasprofessor, Dima Fishman, kaasprofessor, Sulev Reisberg, teadur, Kaur Alasoo, kaasprofessor, Anna Aljanaki, lektor, Fredrik Milani, kaasprofessor ja nii edasi. Raul Vicente on tehisaru professor, Mihkel Solvak on Schütte instituudis ja Eneken Tikk õpetab meil sellist ainet, nagu mis puudutas siis neid eetikat ja seadusandlust. Et õppejõud on ise tipptasemel tegijad, noored, aktiivsed õppejõud. Ma mainisin koostööd ettevõtetega. IT-tööstusmagistratuur on kokkulepe ettevõtetega, kes pakuvad välja sellist õppeprogrammi toetust, et peale esimest aastat on võimalik liituda konkreetse ettevõtte juurde, osalema sellises õppetööprogrammis, kus ettevõttega koostöös tehakse praktika, saab sealt täiendavat juhendamist, viiakse ellu lõputöö selle ettevõtte huvides ja üliõpilane saab vastukaaluks siis stipendiumi ja eesmärk on viia üliõpilased, ettevõte ja ülikool koos koostööleppes siis niimoodi, et üliõpilased saaksid päriselt ettevõtte kontekstis oma õpingutega edukalt lõpule jõuda. Nii et selle aasta firmad, 25 projekti, mis sel aastal sellist käivitus, on siin üles loetud firmade loetelu, et tõesti 25 kohta, kus siis sisuliselt on selline õpet toetav programm võimalik saada 25 tudengile. Varasematelt aastatelt mõned sellised isiklikud arvamused, testimonialid siin. Annika ütleb, et ained on pigem praktilised. Mina ütleksin tegelikult, et ained sisaldavad teooriakomponenti ja praktikakomponenti ja praktiliselt saab ellu viia need ülesanded siis, kui sul on ka see teooria pool korras. Nii et andmed on praktilised, aga eeldavad ka teoreetilisi alusteadmisi. Hästi palju on erinevaid projekte, sest andmeid tuleb erinevates ainetes, erinevatest valdkondadest, saab pidevalt rakendada oma teadmisi ja näha oma kätega tehtud tulemusi. Gerdo tuli varasemalt KPMG-st ja majanduse tausta pealt ja mida tema välja toob, on see, et õpingutel on päris kõrge töökoormus. Õppida tuleb, tööd ja vaeva tuleb näha. Muidugi meil on abivahendid nagu ChatGPT, mis aitavad sul ka paremini õppida, kui sa oskad talt mõistlikke küsimusi saada. Aga aineid on palju ja töökoormus on siis selle võib-olla mõne teise õppekavaga võrreldes veidikene suurem. Ja kodutöid ja praktilisi töid on päris palju siin õppekava ainetes. Kes tahab veidike täpsemalt sellise kogemuslugusid, siis instituudi blogis, blog CSUT leidub andmeteaduse kategooria alt ka päris mitmeid selle õppekava tudengite kirjutatud blogikirjutusi, postitusi. Instituudi Facebookist, instituudi kodulehelt leiate selliseid taustalugusid. Siin ma näitan õnnelikke lõpetajaid. See oli esimene kohort, kes 2 aastaga lõpetasid. See oli hästi aktiivne. Mõelge, nad astusid sisse 2020, kus tegelikult oli koroona, et ega nad väga palju üksteist ei näinudki, aga selle eest saadi ilusasti hakkama. Et siin esimene lend, teine lend, 3. lend lõpetajaid. Ja praegu rohkem ei olegi veel olnud, et nüüd kevadel tuleb 4. lend lõpetajaid, et alustab 6. lend vastuvõttu ja 4. lend lõpetajaid lõpetab kevadel. Aasta alguses me teeme selliseid tutvumisüritusi, siin on Delta katuseterrassil, kus on esmakursuslased, mõned hilisemad aastate omad,
mõned noored õppejõud siin pildi peal ära peidetud, te ei leia neid üleski teiste hulgast. Ja mõned vilistlased on ka kohale tulnud hängima, sest tulevikus nad on tööandjad osadele noorematele. Lõputööde valdkonnad on väga laiad, selle esimese lennu lõputööd olid rahandusest, fintechist, isejuhtuvate sõidukite, terviseandmetega on meil päris palju tööd, sest meil on head terviseandmed olemas. Õpianalüütika, kui praegu hakatakse ka tehisaru koolidesse viima, siis tegelikult ka sellega seoses tuleb palju küsimusi, kuidas haridus muutub, andmeteaduse meetodite arendust või rohepöörde või tööstuse valdkonna andmete analüüsi. Üks huvitav asi, mis meie õppekaval on tehtud kohustuslikuks ja mida teistes õppekavades Tartu Ülikoolis praegu veel ei ole, on pigem võimalusena, on selline visuaalne kokkuvõte, visuaalne abstrakt. Et siin on Karoliin Ripsi eelmise aasta lõputöö visuaalne kokkuvõte, kus ta analüüsis, siis näitab, et mida ta siis analüüsis, geenivaramu andmeid, vaatas vaimse tervisehäirete ja südame-veresoonkonna haiguste ühiseid riske ja millised tulemused ta sai. See töö sai muideks sellise magistritöö peapreemia Eestis ja selline visuaalne kokkuvõte aitab välja tuua siis olulise info, millest minu lõputöö räägib. Et meil on lõputöödel on kõikidel sellised visuaalsed abstraktid praegu küljes. Veel mõned ilupildid Delta keskusest. Näete, Delta ja on siin otse Tartu südalinnas, sisuliselt kohe üle jõe on juba Tartu südalinn ja sellise fotovõistluse võidutöid on lihtsalt tore näidata praegu siia. Tartus on palju ettevõtteid, et jah, Tartu on tunduvalt väiksem kui Tallinn. Jah, Tartus on veidike vähem töökohti kui Tallinnas, aga selle eest on suurettevõtted, IT-valdkonna ettevõtted on kõik Tartus esindatud ja andmeteaduse puhul ei ole töökohad mitte ainult IT-ettevõtetes, vaid ka teiste valdkondade ettevõtetes, kes siis ise toodavad ka andmeid või vajavad sellist tuge. Nii et Tartu on igati hea koht õppimiseks ja karjääri alustamiseks või jätkamiseks. Kui nüüd kokku võtta, siis andmeteadus minu jaoks on selline eriala, mis eeldab tugevat motivatsiooni ja uudishimu. Ma tahan olla huvitatud sellest, mida ma teen. Ta on rakenduslik töö andmetega, aga selleks peab olema eelteadmisi, mida andmetega siis saab teha või miks ühte või teist asja saab teha. Ja tihti me läheme nagu kaevandama, et sa lähed uurima andmeid, kas sealt leidub mingeid sõnumeid või mitte. Ja kui sa leiad neid huvitavaid sõnumeid üles, siis sa leiad ka selle väärtuse, mis nendest andmetest selle iva siis nagu siis otsustajale või tarkvarale ette võib anda. Ja ma arvan, et tehisintellekti buumi puhul me oleme päriselt nagu alles nagu selle alguses. Õppekava, nagu ma ütlesin, on avatud, info on õisis leitav ja julgustan siis kõiki tulema õppima siia andmeteadust. Aitäh! Selline monoloog siia. Nüüd minu ees on üks tahvelarvuti, kuhu peaksid ilmuma teie chati pandud küsimused. Hetkel ma neid ühtegi siin ei näe, aga paberi peal tulid mõned küsimused. Mitte paberi peal, enne eelregistreerimisega tulid mõned küsimused, et ma loen mõned ette siis. Kui tihe on konkurss õppekavale? Seda ma tegelikult ütlesin, et meil on 60 kohta ja ma eeldan, et kusagil 70, võib-olla 80, kui väga hästi läheb kandidaati, võiks tulla. Nii et õppekavale on magistratuuri mõttes see konkurss on võib-olla 1,1, 1,2, aga valdav enamus pääsevad ikkagi õppima. Teine populaarne küsimus on, et kuidas ühildada tööl käimist ja õppimist, siis minu selline lemmik vastus või sellele on ikkagi see, et kui sa võtad ülikooli ajast nagu maksimumi, siis sul on nagu 3 aspekti, mida sa tahad. Sa tahad õppida, sa tahad, et sul oleks sotsiaalne elu, et teiste üliõpilastega tuttavaks saada, kas oma erialal või teistel, väljas käia, hängida, osaleda korporatsioonides või mingites muudes tegevustes.
Ja kolmandaks on siis see, aga kust ma palka saan, eks, et tööl käimine. Ja kui nüüd 3 aspekti on olemas, mõtled, eks, siis endale hästi saab lubada 2, mitte 3. Et kellel vähegi võimalik, võtke see aeg, et keskenduda õppimisele ja ülikooli elust maksimumi võtmisele ja proovige vähendada tööl käimist õpingute ajal. Teiselt poolt puht praktiliselt me teame, et suur osa meie üliõpilasi töötab või saab kohe esimese poolaasta järel juba töökohad, erialased töökohad, et ka see on võimalik, aga siis proovige vähendada oma töökoormust, et te ikkagi jätaksite aega õppimise jaoks. See on see, mille pärast te õppekavale ju tulete. Et see on selline lihtne vastus. Ja praegu hetkel saab Eestis õppida veel esimest magistriõppekava, siis saab õppida tasuta. Te teate seda, neid arutelusid, mis käivad avalikult poliitilisel tasemel, et kes peaks kinni maksma õpingud. Kui tööl käimine on dominantne, siis väga kergesti tuleb poliitikutel ka lause, et aga siis, kui sa käid tööl, siis sa võiksid jõuda ka enda õppimise ise kinni maksta. Ja loomulikult siis läheb ka rohkem aega, et ei õpi ära siis 2 aastaga, läheb 3-4 aastat, veidike jääb venima. Ja kui midagi jääb venima, siis on tegelikult ju kõikidele halb, nii üliõpilasele, ülikoolile kui ka ühiskonnale. Järgmine küsimus on see, et kui suur osa on sisseastujatest on teistest valdkondadest kui loodustäppisteadused. Okei, loodustäppisteadust alla siin vist on mõeldud ka IT ja matemaatika, eks, et ülejäänud valdkondadest nagu majandus, sotsiaalteadustest, juurast, siin humanitaarteadustest on umbes veerand veidike peale selline, umbes 25, võib-olla 30%. Et see on igal juhul on see teretulnud, kui tullakse sotsiaal- ja humanitaarteaduste taustade pealt. Jah, siin on, keegi ütlebki just, et ta on tulemas sotsiaalteaduste valdkonnast, aga kõrvalerial on informaatika, et see on väga ideaalne kooslus, et tulla andmeteaduse õppekavale. Nii, järgmine küsimus on, ma õpin infoühiskonna ja sotsiaalse heaolu eriala sotsioloogia andmeteaduse suunal. Ma isegi teadnud, et seal on andmeteaduse suund. Aga jah, vastus on see, et need IT-ained, mis seal on, või andmeteaduse ained, mis seal on, et need palun pange oma sellesse taotlusesse kirja, tehke üks väike tabel, tehke sellele komisjoni liikmetel lihtsaks näha, kus kohast need 60 ainepunkti kokku tulevad. Vajaduse pange sinna rohkem ridu ja aineid ja siis meil on vabadus otsustada nende ainete üle üsna positiivselt üliõpilaste vaatest, et me oleme pigem sellise üsna positiivse laia vaatega selles osas. Ja selline praktika, kui töö juures oled tegelenud andmeanalüüsi, visualiseerimise ja muude selliste aspektidega, mis iganes nad tulevad pangandusest, finantsist, nii edasi, siis pange see praktiline kogemus ka kirja, näiteks, et olen 2 aastat teinud seda tööd, võid ju hinnata, et kogu aeg sa ei õpi midagi uut, aga näiteks, et 2 aine mahus ta võiks ikka olla, näiteks 12 ainepunkti võiks sealt ju kokku tulla, näiteks. Aga see tõlgendus on selline suhteliselt selline, mida me hea meelega jätame, siis teie pange kirja, kuidas te seda näete ja meie saame siis selle arvesse võtta. Nii, need olid küsimused, mis siin olid. Nüüd ma näen online'is, kas motivatsioonikirjas valitud suunamodul kohustab mind seda ka õpingutes valima? Ei kohusta. Et see on indikatiivne, võib-olla see aitab sul oma motivatsioonikirja veidike nagu suunata, aga ei, meil ei ole seda olukorda, et me näiteks aasta pärast vaatame, et ei, sa võtsid mingi aine, mida sa alguses nagu ei mõelnud. Nii et see suunamooduli lõppvalik tegelikult vahel, kui võetakse ka eri suundades neid aineid, siis võib isegi üsna lõpus veel öelda, et millise alla see kuulus. Ja asi, mida võib-olla kõva häälega ei ole väga ilus välja öelda, siis vahel on ka niimoodi, et ka lõputöö ise, magistritöö ei pea olema täpselt selles samas suunast, mille sa oled ainete mõttes valinud.
kui ma seda põhjendan nagu teistpidi, siis tegelikult andmeteadus on nagu terve hulk meetodeid, aga erinevates valdkondades neid samu meetodeid kasutatakse, aga valdkonna spetsiifiliselt ja kogu selle suunamoodulite juures me tahame nagu ka näidata, et vaadake sisse nagu paari-kolme erinevasse valdkonda, kuidas seal andmed tekivad ja kuidas seal hakkama saada. Ja kui te juba paari-kolme valdkonda olete sisse vaadanud, siis te oskate ka neljandasse, viiendasse, kuuendasse ennast nagu ümber mõelda. Ja füüsikud, keemikud, materjaliteadustudengid, kas peavad ka 60 EAP eest informaatika, matemaatika aineid võtma, siis vastus on, et 60 eest ei pea. Kindlasti teil on vist olnud kohustuslik mingi programmeerimine, mingid matemaatikaained, näidake need ja füüsikud, keemikud, materjaliteadus saate näidata ka osasid oma põhifüüsika ja neid aineid, kus on tugev matemaatika komponent sees. Et ei pea võtma, antud juhul siis ei pea vaatama niimoodi, et kas mul on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis piisavalt aineid. Ei, see ei ole eesmärk. Et näidake oma aineid, mis on seotud, et teil on pädevus siis, et te saate hakkama. See on nagu kogu selle asja mõte. Õppekava on päevaõpe. Õpe toimub igal nädalal, esmaspäevast reedeni, ained võivad olla esmaspäevast reedeni igal nädalal. Nüüd ainete ülesehitus veidike varieerub, et tüüpiline aine on selline, kus on üks loeng nädalas, üks praktiline sessioon nädalas, kus siis on kodutööde läbivaatamine, kodutööde sessioonid. Need kodutööde sessiooni praktikumid on peaaegu alati üsna kohustuslikud. Nii et seda peate vaatama veidike nagu ainete kaupa, kui palju tuleb füüsiliselt kohal olla. Loengutes kohal käimine reeglina ei ole tehtud kohustuslikuks, et loengumaterjali infot saab tõenäoliselt tihti ka online'ist või järelvaadatana, aga sellised koostöö, rühmatöö sessioonid on üldiselt pigem ikkagi deltas koha peal. Et soovitus on ikkagi koha peal, muidu ei saa rõõmu nendest teiste tudengitega suhtlemisest ja nii edasi. Aga eriti siin COVID ajal sai ju hakkama ka kaugemalt õppimisega. Nii, kuidas on viimased aastad mõjutanud andmeteadlaste töövõimaluste kasv on töövõimaluste arv. Kogu see jutt, et tarkvaraarenduses on juunioridel läinud veidikese raskemaks tööle saamine, see on meedias. Nüüd võib küsida, kes on tarkvaraarenduses juunior, et selline poole bakalaureuse pealt enam ilmselt ei saa nii lihtsalt tööle. Aga magistratuuri puhul, kui sa õpid nagu täiendavad pädevused, siis magistri lõpuks enam ei ole, sa ei tohi ennast mõelda enam kui päris juunior. Jah, sa oled nagu ettevõtte mõttes võib-olla oled, ei ole nii palju ettevõttes olnud, aga sul on ikkagi oskused, mida ettevõtted ootavad. Ja kui vaadata vasakule paremale ümber meie ettevõtteid, kogu see pangandussektor on ju puhas selline andmeteaduse keskne, finants, Boltid, Wise'id ja nii edasi, suurettevõtted, ka tarkvarafirmad üha suuremal määral. Tarkvarainseneride kõrvale on tekkimas sellised masinõppeinsenerid, masinõppe ML Ops või operatsioonide ülevalpidamised, et need täiesti uued rollid tulevad, millest siis on samamoodi võimalik oma töökohti saada. Nii et praegu hetkel, kui mina räägin andmeteaduse tudengitega, kes meil on, või vilistlastega, siis kogu selle jutu peale, et töökoht on raske saada, nad ainult naeravad, et mis nalja teete, et meid rebitakse tööturule ja siit käest ära igale poole. Ja praegu on ka esimesed palgastatistikad analüüsid tulnud, et tegelikult andmeteaduse lõpetajad kohe juba esimesel aastal peale lõpetamist tööturul saavad väga konkurentsivõimelisi palkasid. Nii, see palgastatistika muide, on haridussilmas, on tegelikult, kes oskab haridussilmas kaevata, siis leiab sealt ka üles õppekavade kaupa. Kas ja kuidas on andmeteaduse magistriõppekava viimastel aastatel muudetud või uuendatud, et kajastada AI arengut, ChatGPT ja teiste tööriistade rakendamist andmeteaduses? Õppekava puhul on tähtis, et ained oleksid ajakohased.
ja ainetesse on loomulikult mahukalt neid muudatusi sisse viidud. Eks õppejõud ka ütlevad, kus kohas nagu kasutada AI-d ja mil viisidel. Nii et tegelikult õppimise protsessi meie Arvutiteaduse Instituut on väga hea meelega võtnud tehisaru kasutada. Kui te mõtlete oma selle andmeteaduse nagu vajaduse peale, et see on vaja programmeerida ja nii edasi, ega siis ei ole küsimus sellest, et võimalikult kiiresti, võimalikult palju progeda, vaid selles, et saada mõistlikke tulemusi. Aga seda programmeerimise sellist tehnilist tööd on tehisaru suutnud praegu teha kättesaadavamaks, ehk siis saad veidike kiiremini. Et tegelikult see tähendab seda, et tehakse vähema ajaga rohkem, et ka õppimise käigus sa saad keskenduda sellele sisu õppimisele ja tulemustele, nii et igal juhul jah, see on muutnud ja kõik need ained, mis räägivad närvivõrkudest, masintõlkest ja nii edasi, need kõik puudutavad ka tegelikult kõiki need samu transformeri mudeleid, mis on ChatGPT taga ja nii edasi. Et sa omandad need teadmised, kuidas need süsteemid on suures pildis nagu ehitatud ja väikses skaalas on võimalik neid ka ise ehitada. Järgmine küsimus on, kellel on informaatika magister olnud esimene valik? Nüüd, see on veidikene tehniline küsimus, et kas informaatika õppekava, kus on AI tehisaru suund versus andmeteaduse õppekava, et mis on nende sarnasus või erinevus, tõesti ained on üsna suures hulgas samasugused, aga informaatika õppekaval on veidike rohkem tehnilisi, seal on ka neid arvutiteaduse teooriaaineid, algoritmikat rohkem, krüptograafiat, infoturvet, seal on sellised klassikalisi arvutiteaduse aineid veidike rohkem. Andmeteaduses on mõned ained, mis on eestikeelsed, mida seal inglisekeelse informaatika õppekaval võib alati vabaainetena ka muidugi võtta, aga jah, see vahe on niimoodi, et see andmeteadus on veidike rohkem suunatud sellisele interdistsiplinaarsele ja kogu aeg andmetega tegelemisele ja AI on rohkem tehnilisele sellisele tehnilistele oskustele, võib-olla siis sobib informaatika õppekavalt tulnutele. Et informaatika õppekaval kindlasti on veidike vähem neid visualiseerimise ja eetika ja selliseid taustaaineid on veidike vähem. Järgmine küsimus on, millised on võimalused magistri kõrvalt ülikooli töörühmades töötamiseks, kas nendesse saab igal ajal kandideerida ja kas on konkursid? Siis vastus on see, et iga uurimisrühm, töörühm käitub veidikene erinevalt, sest neil on erinevad taustad, erinevad võimalused, aga kõik uurimisrühmad üldiselt on huvitatud, et nende juurde tuleksid üliõpilased. Nende juurde tuleksid üliõpilased, kes on huvitatud ka doktorantuuri pärast edasi tulemisest. Nii et enamuses töörühmades on mingisugused võimalused magistrante kaasata igal juhul olemas ja magistrandid on teretulnud võimalikult varakult märku andma, kui mingi teema neid päriselt huvitab. Et õppejõud tahavad endale üliõpilasi, kes päriselt on huvitanud nendest asjadest, mida nad teevad oma töörühmades. Ja kõik töörühmad tahavad endale järelkasvu koolitada. Kuidas toimub töörühmadesse kandideerimine? Niimoodi, et sa koputad professori või mõne töörühma liikme ukse taha ja lähed rääkima, et mida te teete, kas mulle ka leiduks mingeid tegevusi, lihtsalt inimestega rääkides. Meil on Arvutiteaduse Instituudis on veel kombeks igal sügisel toimuvad ka sellised instituudi, me kutsume seda instituudi päevaks, kus töörühmad on kõik väljas umbes, palju meil on väljas, kusagil 40, umbes 40 töörühma, 30-40 töörühma tulevad kõik välja, räägivad oma tegemistest, et selline nagu laat, kus siis tutvustatakse oma tegevusi, et see on kohe esimesel sügisel, kui praegu saab septembris alustada õpinguid. Mõned võtavad seda niimoodi, et ma lähen sinna töörühmadega tutvuma siis, kui mul on vaja magistritöö teemat. Aga esimese aasta tudengid võiksid minna sinna päris sellise huviga, et mida tehakse, millised need inimesed seal on, mis tüüpi asju nad teevad, et alustada võib-olla juba esimesel aastal tagasihoidlikult vähemalt tegevusega. Ja niimoodi on võimalik, kindlasti on võimalik saada endale ka suve jaoks
praktikakoht või suve jaoks tegevus. Nii et selline kaasamine on täiesti võimalik. Aga jah, lühivastus on tegelikult see, et inimestega tuleb lihtsalt rääkida ja leida endale sobiv võimalik siis inimene, kellega koostööd alustada. Et see on nagu see lihtne vastus. Sellise formaalseid väljakuulutamise protsesse rohkem ei ole, kui lõputööde teemasid hõigatakse välja. Et neid eelmiste aastate lõputöö teemasid on andmebaasis kirjas, eks nendega võib ka tutvuda, mida seal välja on pakutud, et sealt saab ka aimu, et mis asid nagu klikivad ära enda jaoks ja mis ei kliki. Inimesed, kes töötavad magistriõpingute ajal, lihtsalt ei saa seda üle kanda. Meil on praktikamoodulis on praktikaaine, praktikainel on koordinaator ja koos praktikakoordinaatoriga tuleb üle vaadata vähemalt nii palju, et kas praktika eesmärgid on täidetud, et oleks praktika juhendaja, et see ei käi lihtsalt nagu võtaga, vaid et kui see praktika, no see sõltub veidike, et mõningatel puhkudel on võimalik võib-olla ka võtaga, aga praktika sooritamisel oma ettevõttes, et siis oleksid ikkagi ka need praktika aine nõuded täidetud, et kui sinna koorsesesse minna, siis sealt leiab vist üles ühe praktika ainetest. Pelle Jakovits on selle koordinaator, et sealt võib vaadata ka veidike juhised, mida seal üliõpilastele on öeldud. Nii et Harmole vastuseks, et jah, mingil määral on võimalik, aga tuleb vaadata, et see on formaalselt korrektselt vormistatud, et lihtsalt tagantjärele ei saa öelda, et kuule, mul midagi seal oli, et pange kirja, et niimoodi jah, et seda protsessi tuleb järgida. Nüüd bakalaureusest magistrisse ülekandmine on võimalik nende ainetega, mida teil bakalaureuse diplomi saamiseks vaja ei olnud. Ehk siis kui on mõni aine, mida te olete õppinud ja tahaks üle kanda, aga kui selle aine nagu kannaks üle magistrisse, siis see tähendab sisuliselt seda, et ta nagu justkui võetakse bakalaureusest välja ja kui selline bakalaureusest väljavõtmine näitab, et bakalaureuse nõuded pole enam täidetud, siis neid aineid üle viia ei saa. Et kui sa oled teinud ekstra tegevusi bakalaureusest, sul on õppekava täidetud ja sa oled teinud veel mitut huvitavat ainet, siis neid saab üle viia. Tõenäoliselt üks nendest ainetest on see Jaan Aru tehiaine, mida mitmed bakalaureuse tudengid võtavad, aga võib-olla oma õppekava jaoks tegelikult päriselt seda vaja ei olnud. Et hiljem on tõenäoliselt see siis võimalik sinna magistrisse ka üle tuua näiteks. Esitage veel küsimusi. Ja ega siis, kui küsimusi ei ole, ega siis ei ole ka midagi hullu, et need meili kontaktiaadressid, minu oma või siis üldine instituudi kantselei Atistadi, kus on õppekava koordinaatorid või kõik need õppekorralduse spetsialistid ja nii edasi, et õppekorralduse spetsialistid aitavad just nende samade võtade, ülekandmiste, välismoodulite korraldamisega, et seal on meil väga korralik tugisüsteem. Et nendelt saab alati ka abi, saab kirjutada nendele meiliaadressidele, saab instituudi kodulehekülge uurida ja puurida ja seda sama videot ka uuesti vaadata. Aga ma vaatan, et siin on hetkel jäänud vaikseks. Me oleme 55 minutit praegu jutustanud siin. Ja kui rohkem midagi ei tule, siis ma tänaksin kõiki osalejaid, kõiki online'is vaatajaid, kes tagantjärele vaatavad seda videot ja loeme selle video lõppenuks, paneme purki, kaader läheb kinni. Aitäh ja head õhtu jätku!